Naised. Nad moodustavad enamuse meie ühiskonnast ja on asendamatu osa sellest. Kuid hoolimata kõigest, mida üksik individuaalne naine saavutada suudab ja on saavutanud, oleks nagu enamus meie naisi õnnetud ja tagasihoitud. Vähemalt selline mulje jääb teatud blogide lugemisel. Ühiskond vägisi teeb liigset vahet sool ja surub naised teatud rollidesse, soorollidesse. Selles videos vastame küsimusele, kas see tõesti on nii ja kas soorollid on loomulikud. Eesti ühiskonnas eksisteerivad soorollid, see on fakt. Kõigil meil on arusaam mehisematest ja naiselikumatest ametitest ja iseloomuomadustest. Mitte keegi füüsiliselt ei surra aga mitte kedagi nendesse rollidesse ja nendesse ametitesse. Ja mitte keegi seda ka ei väida. Väidetakse, et nendes soorollides on ühiskond vaikimisi kokku leppinud ja meie kultuur juba lapsepõlves jaotab meid nii ja õpetab meid niimoodi mõtlema. Probleem tekib juba selles, et mees ja naine on binaarselt defineeritud. Nad täidavad vaid ühte kindlat rolli. On üks ideaalne mees ja naine, kelle poole kõik pürivad, kelle moodi kõik proovivad olla. Ja igasugune variatsioon sellest tähendab, et sa oled lihtsalt halvem või vähem mees või naine. Näiteks öeldakse väga mehine naine. Selle asemel, et sellist naist iseloomustada mõne uue, ainulaadse terminiga. Kuna kultuur, millesse me sünnime ja keel, mida me kasutame, meid juba niimoodi jaotab, ei saa öelda, et soorollid on loomulikud. Kultuur ja keel on suuresti meie keskkonna tulev ja kuna meie keskkond pole loomulik ega looduslik, siis pole soorollid seda samuti. Kuna nii kultuur kui keel on ka ajas muutuvad, tähendab see, et teoreetiliselt saab sama öelda ka soorollide kohta. Kokkuvõtvalt siis. Soorollid tulevad kultuurist, mitte bioloogiast. Kultuur pole loomulik, eriti seda meie tehislikus maailmas ja eriti kui kultuure on nii palju ja nad on nii varieeruvad. Ning kultuur on ka ajas muutuv ning soorollid peaksid seda samuti olema. Vähemalt niimoodi sain ma aru blogisid, videosid ja artikleid lugedes. Kuidas need soorollid tekivad? Soorollid tekivad sealt, et sa oled lasteaias ja siis see on see minu lasteaia jutt, eks ju. Et eks see sealt ikka tuleb. Suures plaanis ei räägita palju, kust soorollid tulevad ja kui loomulikud need on. Viidatakse küll prantsuse feminismile, kuid ka see ei ütle, kust soorollid tulevad. Prantsuse feminism selgitab, kuidas tol ajast juriidilisi ebavõrdsusi sai muuta vaid kultuuri muutes, mitte järskud reformidega. Üks asi, millest blogidest puudust pole, on probleemidest, mis soorollidest tulevad. Need algavad meile tuntud palgalõhest, kuid hoopis suuremaks probleemiks on individuaalsed kannatused. Koos ametitega õpetatakse meie noori tüdrukuid olema alalhoidlikumad, ettevaatlikumad ja pehmelt öeldes nõrgemad, nii vaimult kui kehalt. Selle tulemusena on nad haavatavamad ja seda haavatavust kasutatakse igal nende eluetapil ära. Kuid ka meie mehed kannatavad selle tõttu. Kõik mehed soovivad olla see ühiskonna poolt loodud ideaalne mees. Ideaalset meest pole olemas ja keegi selleks ei saa. Ja selle tõttu tunnevad kõik mehed ennast kui vähem mehed, kui puudulikud mehed. Nende psühholoogia kannatab ebaõnnestumiste tõttu ja see selgitab, miks statistiliselt Eesti mees on nii õnnetu ja miks ta ennast nii tihti tapab, seda alkoholiga kui ka reaalselt ennast tappes. Seega, loogiline samm oleks midagi muuta. Universaalne lahendus oleks need binaarsed soorarusaamad murda lapse eas. Lapsi sooneutraalselt, sootundlikult kasvatada. Kui me oma poegi ja tütreid ei suru kindlatesse rollidesse, laseme, isegi õhutame neil olla indiviidid
ja eristame neid teineteisest nii vähe kui võimalik. Kui need lapsed suureks saavad, ei tunne nad ühiskondlikku survet teha enda soorollile omast tööd, vaid seda, mida nad kõige paremini oskavad või tahavad. Me murrame selle tsükli, mis meid nii õnnetuks teeb. Siin maal tuleb õhutada, et ideaalis ei tähenda see nüüd laste karistamist või ümberkasvatamist, vaid vabadust. Vabadust neil lasta teha, mida nad tahavad. Olgu see siis nukkudega mängimine või jalgpall. Vähemalt selline on see teooria. Enamus eestlasi, nii mehi kui naisi, suhtuvad sellesse juttu skeptilisuse ja põlgusega. Mina katsun sellele siin videos läheneda lahtise peaga ja ma loodan, et ma suutsin võimalikult neutraalselt nende mõttekäigu lahti selgitada. Kui nüüd vaatame, kas nende argumendid leiavad teaduses mingisugust toetust. Loodusteadustes ei leia. Mehed ja naised on erinevad, nad käituvad erinevalt ja mõtlevad erinevalt. Ja seda kinnitavad kõik teadusuuringud. Sotsiaalteadustega on aga erinev lugu. Kui ma oma kliima soojenemisvideos rääkisin teadusdeduktiivmeetodist ja kui tähtis on sellest tuleviku prognoosimine ja kuidas sellega testitakse teooria paikapidavust, siis sotsiaalteadustes on lugu kõvasti keerulisem. Kuna me oleme osa ühiskonnast, selle sees, siis on igasuguste muudatuste ja tulemuste hindamine väga-väga raske. Kõik, mis me teeme, on mõjutatud meie enda lootustest ja soovidest. Katsun näitega selgitada. Kui ma püstitan teooria, et sipelga koloonia laieneb alati kiiremini lõuna suunas, siis inimesena on seda väga lihtne katsetada. Isoleeri üks sipelga koloonia, pane see keskkonda, kus kõik ilmakaared on võrdsed ja vajadusel korda katset mitme erineva kolooniaga. Kuid kui ma oleksin sipelgas, kes usub, et kõik kolooniad eelistavad lõuna poole laieneda, no mul oleks peaaegu võimatu seda tõestada. Esiteks, üks sipelgas ei saa kunagi luua ideaalset maastikku katsetuseks. Tal pole juurdepääsu teistele pesadele, seega ta peab oma enda kolooniaga seda hindama, ning kui ma seda teooriat teiste sipelgatega jagaks, siis see teadmine, et selline teooria eksisteerib, võib muuta koloonia käitumist ja katse tulemusi. Ning inimestega on sama lugu. Kui võetakse vastu seadus, näiteks palgalõhe vähendamiseks, ei saa keegi kindlalt selle efektiivsust hinnata. Osa ühiskonnast aktiivselt hakkab selle vastu võitlema. Osa lõpetab selle teema eest võitlemise, kui usuvad, et see seadus teeb kõik korda. Neid ühiskonda mõjutavaid tegureid ja vastureaktsioone on nii palju, et me ei saa kunagi kindlad olla, mis täpselt selle lõpliku tulemuse ja muudatuse tõi. Nendel põhjustel on sotsiaalteadused täis spekulatsioone ja väga vähe konkreetseid ja põhjapanevaid teooriaid. See nüüd ei tähenda, et sotsiaalteadlased oleksid rumalad. Otse kui vastupidi. Nad peavad hoomama väga suurt pilti ja aru saama väga paljudest seostest ja ühiskondi mõjutavatest faktoritest. Ning selle valdkonna kaootilisuse tõttu valisingi mina reaalteadused oma ülikooli teel. Seega, nüüd ma pean kohe jälle teid hoiatama. Ma ei ole selle valdkonna ekspert ning minu jutt siin on rohkem spekulatsioon ja arvamus. Kuid ma julgen teile väita, et enamus sotsiaalteadlasi usuvad, et soorollid on loomulikud. Ma ei leidnud ühtegi artiklit, mis vastupidist väidaks. Jah, on artikleid, mis väidavad, et soorollid on negatiivse mõjuga. Ja hästi palju artikleid, mis uurivad, kui suurel määral on kultuur ja ajalugu mõjutanud soorolle. Kuid vaidlustust nende loomulikkuse üle ma ei leidnud. Soorollid on igas ühiskonnas ja olugi, et need on nüanssidega, teevad kõigis neis mehed ohtlikke töid ja naised turvalisemaid. Ja muid sarnasusi on ka. Ning soorollid ei kao kuhugi. Praegu käib sotsiaalteaduses vaidlus, millised on tuleviku soorollid, mitte kuidas need kaovad. Kuid kui see teid ei veena, siis äkki mõni päris eksperiment, mõni eluline näide.
1909. aastal loodi Iisraelis kibutsid, kommuunid, kus polnud raha, kus kõik tegid võrdset tööd ja kõik, sealhulgas naisi, koheldi võrdselt ja identselt. See pidi olema kommunistlik unelm. Majanduslikult need muidugi ei toiminud ja nii Suurbritannia kui Iisraeli riik pidid neid toetama, kuid sotsiaalses mõttes oli see, mis nad lõid, vägagi huvitav. Kibuts oli väga palju erinevaid ja sealsed reeglid erinesid samuti, kuid suures plaanis oli neil kõigil üks ja sama eesmärk. Et naistele võrdsust garanteerida, ei toimunud nendest traditsiooniline abielu ja välistati tuumperekond. Naised ja mehed said võrdselt raha ja muid ressursse sama töö eest ja mõlemaid õhutati tegema samu töid ning muidugi kibutsi juhtkonnad olid naistele avatud. Lapsed, kes kibutsis sündisid, eraldati oma vanematest nii pea kui võimalik. Emad tohtisid oma lapsi imetada 6 kuud ja neid kasvatada kuni aasta. Peale seda viidi laps spetsiaalsetesse koolidesse, kus neid kasvatati kollektiivselt nii mees kui naiskasvatajate poolt. Lapsed küll teadsid, kes nende vanemad olid, kuid neid kasvatas kogukond ja vanemaid õhutati oma lapsi võimalikult sarnaselt teiste lastega kohtlema. Osades kibutsides kasvatasid lapsi kindlad kasvatajad, teistes kogukond graafiku alusel. Enamikes tegid seda tööd nii mehed kui naised. Tüdrukuid ja poisse koheldi identselt. Nad käisid samas WC-s, neil olid samad mänguasjad ja mitte mingit soovahet ei tehtud. Ning lapsed olid isoleeritud muust maailmast. Muidugi, esimene põlvkond kibutsis oli vanast maailmast ja kasvas üles kõigi vanamaailma tavadega, kuid nende usk kommunismi ja Engelsi ideoloogiasse veenis neid uut korda proovima. Nad fanaatiliselt proovisid seda uut maailma luua. Kõiki reegleid jälgiti ja lapsi kasvati, nagu enne mainisin. Lapsed, kes selles süsteemis kasvasid, kirjeldasid oma lapsepõlve vastuolulised. Enamik nõustusid, et neil oli tore ja lõbus, kuid mainiti ka hirmu, ebakindlust ja vanemate igatsust. Hiljem, kui need lapsed täiskasvanuks said ja teades neid uurida said, selgus, et vanemateta kasvatamine mõjus nende psühholoogiale pigem halvasti. Üks tsitaat ühelt lapselt. Meid toideti iga 4 tunni järel, siis jäeti nutma, kopsa arendama. Me kasvasime üles ilma kindlustundeta, mis eluks vajalik. Istusime potil regulaarsete intervallidega, teiste laste kõrval, kes tegid sama. Meil õpetati, et oleme samad, kui me polnud. Me olime kõigele vaatamata kõik erinevad. Öösel läksid täiskasvanud ära ja kusutasid tule. Ning sa teadsid juba ette, et sa märgad voodi, kuna sa kardad tualetti minna. Ärevus ja usaldusprobleemid tekkisid paljudel neist ja huvitaval kombel hoolimata sellest, et nad oma vanemaid nägid vaid paariks tunniks päevast, tekkis neil küllaltki tugev suhe nendega. Tugevam kui kasvatajatega. Kibutsi teine põlvkond erines oma vanematest ka soorolli poolest. Kui nende vanemad fanaatiliselt kohtlesid teineteist võrdselt, siis nemad taandusid soorollidesse tagasi. Enamus nendest tüdrukutest, kui ise lapsed said, ei soovinud nendest lahku minna ja kasvatasid oma lapsi ise. Tavaliselt 3. põlvkonnaks hüljati lastemajad täielikult. Laste kasvatamine tähendas, et nad olid töölt kauem ära. Kui nad tööle tagasi läksid, siis nad kollektiivselt soovisid lihtsamaid ameteid, suhtlemisele või kontoritööle orienteeruvat. Nad täitsid ka vabatahtlikult laste kasvatamise ja õpetamise ametikohad. Peab mainima, et keegi ei sundinud nendele ametitele, ega toimunud ka järk-järguline üleminek. Nad soovisid seda kõik koos ja korraga. Selle poolt hääletati koosolekutel ja kirjutati kirju juhtkonnale. Nendel naistel oli ka väiksem soov tegeleda kibutsi juhtimisega ja kibutside juhtkonnad ei muutunud mitte kunagi soojaotuse poolest võrdseks. Kokkuvõtvalt, mida sooneutraalsem keskkond, seda rohkem pürgivad naised ja mehed traditsiooniliste soorollide poole. Kibutsid olid sotsiaalteadlaste ja psühholoogidele huvitavad ka teistel põhjustel, kuid soorollide osas eriti, kuna samal ajal toimus feminismi 3. laine. Kibutside puhul on tegemist peaaegu ideaalse katsega. Isoleeritud kogukonnad, kes muutsid oma ühiskonna korraldust väga spetsiifiliselt, luues sooneutraalse ühiskonna, mis suutis eksisteerida vaid ühe põlvkonna.
toonased teadlased leidsid, et see on põhjapanev. Nende sõnul oli see näide looduse võidust dogmade üle. Soorollid, loomulikud ja looduslikud. Lõpus need võidavad ühiskonna poolt peale surutud ebaloomulikud reeglid. Nagu ma alguses ütlesin, ei saa ühiskonna teadlane kunagi millegi 100% kindel olla. Üks tähtis asi, mida tuleb meeles pidada kibutside puhul, on see, et esimene põlvkond ei saavutanud mitte kunagi tõelist sooneutraalsust. Juhtkondades oli alati rohkem mehi ning nende laste kasvatamine oli suures plaanis lihtsalt vigane. Soorollidele taandumine võis olla reaktsioon traumale, mis need lapsed said sellest kasvatusest. Kuid sellele vaatamata oleme realistlikud. Kibutsides on soorollide tekke taga üks suur tõdemus. Naised ja mehed on erinevad. Nende kogemused elus on erinevad. Kõige paremini torkab see silma laste näitel. Ema instinkt on üks tugevaimaid instinkte. See on tugevam kui alalhoiu instinkt. Emad on nõus oma elu andma laste eest ja see on midagi erilist. Ja ükskõik kui aigupestud naine on või kui vägivaldselt proovitakse seda instinkti alla suruda, kerkib see lõpus ikka ülesse. Naised tahavad olla lastega, nad soovivad nendesse rohkem aega investeerida kui töösse ja valivad erialad vastavalt sellele. Kuid kõik naised tänapäeval ei saa lapsi. No siin kerkib teine reaalsus, füüsis. Üldiselt on mehed tugevamad ja jaksavad rohkem. See on fakt, et neile sobib rohkem füüsiline ja raske töö. Selle tõttu ongi enamus kaevandustes ja ehituses töötavaid inimesi mehed. Kipsplaati ei huvita, mis soost sa oled. Tema kaalub sama palju mehe ja naise käes. Osad naised on tugevamad kui osad mehed, jah. Aga ainult tugevamad võetakse kipsplaate tõstma ja kõige tugevam mees on alati tugevam kui kõige tugevam naine. Ning üks tähelepanek veel. Rootsis lõpetab esimene põlvkond lapsi sooneutraalsed lasteaiad ning nende tulemused peegeldavad kibutsidoomi. Tüdrukud eelistavad mängida nukkudega ja käituvad traditsioonilises mõttes tüdrukulikult. Ainus märkimisväärne erinevus on, et tüdrukud ja poisid käivad rohkem omavahel läbi, kuid see on kõik. Ning nende lasteaedade tõttu ma tegingi selle video. Kibutsi ja Rootsi tõttu ei tahagi ma, et sooneutraalse kasvatusega aktiivselt tegelema hakataks. Mingil põhjusel viib see alati äärmustesse. Rootsi poisse karistatakse selle eest, et nad käituvad poisilikult. Neid sunnitakse köögis mängima ja tüdrukuid õpetatakse olema minu meelest kasvatamatud. Harjutatakse ei ütlemist ja nii edasi. Sõna poiss ja tüdruk on neile võõrad ja nad peavad üksteise poole pöörduma kui sõbrad. See pole mitte ainult imelik, vaid ohtlik. Poisse karistatakse nende loomuliku käitumise tõttu ning tüdrukutele muud kui korratakse, kui tugevad nad on ja kuidas nad suudavad kõike. Kuid nad ei suuda ju kõike. Ja kui see reaalsus tulevikus kohale jõuab, ei oska nad sellega kohaneda. Nad ei suuda ka täiskasvanuid usaldada, kes nii elementaarse asjaga puusse panid. Ja see pole sooneutraalsus, see on ju ajupesu ja idiootsus. Ning sellist rumalust ma Eestis näha kindlasti ei soovi. Õnneks meie feministid sellist juttu ei aja. Ja on veel 2 jalaga maa peal. Võrdsed võimalused on nende praegune märksõna. Ja seda julgen ka mina lausuda. Loome võrdseid võimalusi. Selle blogi autor Toomas Hendrik Ilves ja Kaja Kallas kasvasid üles tuumperes, kus lapsed kasvasid sooneutraalselt. Ita Ever, Martin Helme ja Ott Tänak kasvasid üles tuumperekondades, kus olid traditsioonilised väärtused. Anu Saagim, Reet Linna, Birgitta Susanna Hunt kasvasid üles tuumperekondades, kus isa oli alkohoolik ja ema tegi kõik töö ära. Ning Kersti Kaljulaid ja Edgar Savisaar kasvasid ilma isata. Ma üritan jõuda siin tõdemusele, et hoolimata kui traditsiooniline, sellest kui terve või katkine oli nende inimeste nooruspõlv, saavutasid nad tippu.
tippu jõudmiseks pole kindlat kasvatust, kindlat õppetundi. See on sinu iseloom ja sinu vaev ja tahtejõud. See, kuidas sind kasvatati, ei muuda sinu iseloomu, nahaalsust või soovi kuulsaks saada. Kirjutati, et naisi õpetatakse konflikti vältima. Tead mis? Mind õpetati ka. Esimene asi, mis enesekaitseklassis õpetatakse on, et kui vähegi võimalik, siis väldi konflikti. Kõik, nii mehed kui naised väldivad konflikte, sealhulgas Kaja Kallas ja Jüri Ratas. Kuid nad teavad, et kui nad tahavad seda magusat peaministri tooli, siis neil on vaja seda teha. Teha asju, mis neile ei meeldi. Kokkuvõtteks. Soorollid on loomulikud ja sellest pole midagi halba. Kui nüüd laps mingit sügavat traumat lapsepõlves ei saa ja talle antakse kõik vabadused, ei mõjuta tema kasvatamine ameteid, mida ta valib või kõrgusi, millele ta pürgib. Ning see ongi see sõnum, vabadus. Kui keegi ei suru teda teatud rollidesse, kuna me ei tea täpselt, kus see piir jookseb ja on väga palju mänguruumi nende soorollide osas, ei tohi me endale seada kunstlikke piiranguid ja ühte sugu lükata tööturult välja. Ja seda kummagis suunas. Ning Eesti. Eesti riik leiab, et need vestlused on vajalikud ja toetab rahaliselt seda dialoogi. Ning ma nõustun nendega. Sellistel teemadel tuleb rääkida. Kuid selle teema olemuse tõttu kahjuks ei vii see rääkimine tihti kuhugi. Asi kipub taanduma isiklike kogemuste ja jällegi mingite imelike vandenõude peale, mis vestluse rööbastelt nihutavad. Kuid ma loodan, et ma suutsin teid veenda, et soorollid on loomulikud. Nüüd võib hakata vaidlema küsimustel. Kui palju nendest soorollidest tulevad sellest loomulikkusest ja kui palju on meie kultuuri poolt kallutatud, kuna need on küsimused, millele ma praegu vastust ei tea. Jälle tuli pikk video, kuid ma usun, et ma suutsin kõik vajalikku ära rääkida. Kui mitte, võin teise video teha. Järgmise videoni.